Tere kõikidele! See on siis teine osa seda informatsioonist, mida ma soovin teiega jagada, aga enne seda ma tahaksin ikkagi teha sellist tähtsat teadet, et mina, elus mees nimega Martin, annan teile üle kogu vastutuse ja kõige selle ülekandmisest tulenevate tagajärgede eest teavet. Informatsioon on väga oluline ja seda tuleb jagada, aga oluline on ka see, kuidas te seda jagate, ehk see praegu puudutab mind, jah, kuidas ma seda teiega jagan. väga ohtlik on seda teha ja jagada inimestega, kes pole mõistnud ohutuse turvalisust, kes ei saa aru, mida ta teeb. saate rääkida, et nagu ma räägin teile kogu teooria, kus te saate sellega tutvuda, jah, kuid ilma praktiliste soovituste ja ilma šabloonideta, sest on väga tähtis, et inimene peab olema nagu teadlik sellest, mida ta teeb. kui näitad kellelegi tehnikat, mustrit ja mittemõistev võimetu inimene rakendab seda mustrit, siis süsteem suudab seda välja arvutada ja väga karmilt vastuse anda. Võivad isegi vangi panna või mingid tohutud suured trahvid sulle midagi välja mõelda ja peale kirjutada. nii et inimesed, ma jagan teiega, ma püüan seda teha väga-väga turvaliselt teie jaoks ja enda jaoks, sest meie seas nii Eestis ja teistes riikides on väga palju inimesi, kes vähe mida mõistavad tegelikult, mis toimub üldse, jah, kes, kes vaatavad uudiseid ja kuulavad uudiseid ja usub neid ja usub oma riigi juhtivaid inimesi, neid jah, kes seal istuvad ja need on väga ohtlikud tegelikult inimesed, kui nad hakkavad kasutama meie elusmeeste ja naiste meetmeid, siis tuleb haus. nii et ma püüan maksimaalselt teile rääkida, aga edasi te peate ise õppima. nii, siis ma natuke ette valmistasin, et siis see teine tund, väike osa puudutab enesemääramise deklaratsiooni. miks see on väga tähtis? Sest see on sest see on teie turvalisus ja teie ohutuspadi tulevikus ja üldse igal pool. kohe ma siis räägin. kõik peamised asjad enesemääramise kohta, selle erinevused vandetunnistusest ja muust ja ka miks see on maailma kõige tähtsam asi. ilma korraliku deklaratsioonita arvestab süsteem kõiki inimesi, eesnimi ja perekonnanimi. aga eesnimi ja perekonnanimi ei saa juhtida, kontrollida süsteemi. noh, see on tegelikult nagu ori. enesemääramise deklaratsioon on dokument enda määratlemise kohta siin maailmas. kõige tähtsam, kui ma räägin teile, et väga tähtis selles maailmas on ennast õigesti tutvustada ennast, kes sa oled. see on tegelikult esimene reegel ja seda peab õpetama juba esimesest klassist lastele. Nad peavad õppima õigesti ennast tutvustama, ükskõik kellele ja kus. nii. jah. see ei ole tahte väljendamine. nagu ma rääkisin, universumi seadus, sinu tahe on seadus ja sa pead õigesti seda oskama veel oma tahet väljendada. aga see enesemääramise deklaratsioon ei ole see tahte väljendamine, jah. selles dokumendis te midagi ei rakenda, ei käsi kellelegi midagi ja te ei tühista mitte mingeid vannuseid, oma lubadusi ja kontrakte ega mingeid oma aktsepte. see ei ole selle enesemääramise deklaratsioon. Te kirjutate ainult sellest, kes te olete selles maailmas, kuidas te seda mõistate, näete ja aru saate. see dokument peab olema individuaalne, kui see pole individuaalne, vaid see on mingi šabloon või muster, siis see ei tööta. kui see ei tööta, siis teie edasisi toiminguid ei teostata. Teie edasisi toiminguid ei teostata. deklaratsioon võib olla nii esimeses kui ka 10. paranduses või täienduses. Te võite seda aeg-ajalt täiendada või midagi parandada, juurde kirjutada. sellega ei ole mingi probleeme. deklaratsiooni kirjutage mis tahes kujul, et seda saaks edaspidi muuta ilma märguanneta. ilma selleta, et oleks vaja kedagi nagu teavitada sellest.
näiteks te võite oma kodulehekülge mingi teha, kus ripuks teie deklaratsioon ja te, kui muudate, lihtsalt upload'ite see uus versioon nagu ja välja printida ja käite sellega näiteks kuskil autos hoiate pagasnikus või ma ei tea, või kotis, et teil peab see olema kohe kaasas. Ärge astuge iseendaga võla või vande suhtesse, see on affidavit. Selle deklaratsioonis ei ole vaja mingit vandeid anda ja või mingi kellelegi et sa oled kellegi midagi võlgu ja nii edasi. Jah. Ja sa kirjutad ainult, kes sa oled. Vajadusel saate abiks kasutada ja siin on väga lisavideod, nad on kõik venekeelsed, väga tubli üks autor, kes tegi filmi, tema nimi on Sergei Strižak, seal on mitu filmide osa ja ta räägib seal, kuidas see üldse tegelikult toimub, ja selle filmi nimetus on Jumalate mängud, kuidas see mäng siin käib ja kuidas see kõik toimub, kuidas seda Jumalat näevad omamoodi ja kuidas seda näevad inimesed oma positsioonist, jah. Ja see film väga-väga hästi aitab. Ma jätan lingi alla igaks juhuks. Kui keegi saab vene keelest aru, las ta vaatab. Ja seda teemat esimene osa ja 8. akt teisest osast. No sealt te leiate, kuidas on kirjutatud. Süsteem püüab olla õiglane teiega. Kui nõuate süsteemid oma õiguste taastamist, tulevad teile karmid vastumeetmed. Näiteks küsis inimene notarilt dokumendi, mis kinnitab, et inimene on elus ja aga vastavalt seadusele saab kinnitada ainult, et kodanik on elus. Ja notar kirjutas talle välja vekselid keeldumisest. Süsteemile ei meeldi need, kes palju neilt midagi küsivad ja nõuavad. Saate end ise elavaks teha. Te ise seda saate teha. Teil ei ole vaja mingit notarit. Selleks on olemas postkontor. Post registreerib ja kontrollib dokumente ehk sisukirju nagu notar. Post on osa universaalsest postiliidust ja tegutseb paljudes jurisdiktsioonides. Jurisdiktsioonides me räägime teiega hiljem. See on Rooma ja merejurisdiktsioonid, kus me elame teiega. Peamine asi süsteemiga suhtlemises on järgida ohutust. Veel kord hoiatan ja räägin. Ohutust peab jälgima. See on teie deklaratsioon. Parim ja tugevam ohutustehnika on enesedeklaratsioon, mida tuleb kasutada. Enesemääramisdeklaratsioon ei saa midagi paremat olla, kui muu tuleb selleks lisaks. Sinu ülesandeks on eneseareng, enesetundmine. Süsteem soovib ka, et oleksite pädev ja vastutaks oma tegevuste eest, et teie vastutate oma tegevuste eest. Süsteem soovib, et teeksite kõik heade kavatsustega, sest teadmisi saab kasutada nii heaks kui ka kahju tegemiseks. Seda kahjuks kasutab ise süsteem. Kahjuks, jah. Sest nad teavad, kuidas vastutust üle kanda. Et universumi seaduste järgi ei tohi midagi kellegi piinata, sundida midagi teha, kohustada. Ja kuidas minu arust ma saan sellest lausest aru, et süsteem kannab seda vastutust üle kelle peale? Inimeste peale, kes ei mõista, mis toimub. Ja need nad kannavad seda üle presidentide peale, poliitikute peale, jah. Need, kes istuvad seal. Ja nad täidavad käske, nukkud. Ja kõik see universumi bumerang ja kõik need inimeste seadused, mida nad rikuvad, tuleb nende peale. Aga see süsteem, ma mõtlen, need on natuke juba kõrgemad nende poliitikud. See on see, kes kõik seda kontrollib meie maad, eks ju. No, te teate, millest ma räägin. Nemad seda oskavad nagu üle kanda. Okei, lähme edasi. Ma esitasin siin küsimusi ja kirjutasin välja teile vastused. Nad on vene keeles, ma tõlgin, et nagu ma küsisin, mille poolest erineb Rooma ja mereseadus. Kuidas aru saada, mis jurisdiktsioonis te asute või mis jurisdiktsioonis töötab politsei? Jah, ma sain vastuse. Rooma seadus ehk kontinentaalne õigused, ehk Rooma seadus ongi need kontinentaalsed õigused. See on siis, kui on loodud riik ja sa kasutad oma kodaniku õigusi
mis on vormistatud paberi peal, jah. Hetkel riigid ei ole loodud ja kodanikud nagu ei ole fikseeritud, ei ole nagu fikseeritud dokumentidest, inimõiguste dokumentides, jah. Et inimene ja persoon ja isikud on süsteemi jaoks nagu laevad. Laev on mereseadus pluss kaubaseadus ja pluss vekselid, mida me praegu õpime, jah. Politsei ja kõik niinimetatud avalikud õigusalused juriidilised isikud on laevad. No ma mõtlen juriidilised isikud, füüsilised isikud ja politsei, see on kõik nagu laevad. Rooma seaduse järgi kõik, mis on kirjutatud caps lockiga, see kõik loetakse kõige väiksema staatusega. Ehk see on siis, kui teil ei ole mitte mingeid õigusi, te olete ori. See on Rooma seaduse järgi, kui on kirjutatud caps lock. Aga mereseaduse järgi see on kõige vastupidi, see on kõige parem staatus, see on laev. Et sul on oma laev. Kui mereseaduse järgi on caps lockiga kirjutatud sinu mingi nimi, jah, siis see on väga hea. Siis sa oled nagu laev. Nagu laeva kapten, ma mõtlen, aga see on väga hea. Kõikides deklaratsioonides, kus on kirjutatud, et inimene, kõik on inimese jaoks heaks ja nii edasi, nemad mõtlevad selle all laeva. Miks? Sest teie inimkeha on laev. Nagu kosmoselaev, mida te kasutate. Ja küsimus on selles, kes juhtib seda laeva. Kes juhtib seda laeva? Nemad ei tea. Ja teie ei tea. Kes te ise olete, jah? Te peate sellest aru saama. Et see laev võib olla kas oma tiimiga, jah? Kas võib olla juhtimises meeskonnaga ja kapteniga. Või võib olla ainult meeskond ilma kaptenita. Kui kaptenit ei ole, siis on ainult meeskond. Ja kui süsteem, nemad näevad, et te olete nagu laev ainult meeskonnaga, aga ilma kaptenita, siis nad võtavad seda juhtimist enda peale. See on väga tähtis moment, palun jätke see meelde. Et kui süsteem näeb, et te ei juhi oma laeva, jah, oma keha, vaid seal on mingi oma meeskond. No meeskond mõeldakse alla, kes on kes vastutab teie dokumendide ees, kui inimene nimetab ennast dokumendiks ehk passiks või ID-kaardiks, mingi isikuks või füüsiliseks isikuks või kodanikuks, siis ta ei ole kapten. Siis ta on lihtsalt mingi meeskond, aga tema dokumendil on olemas kapten ehk see riigipea või riik, kes võttis seda enda peale ja tema on nagu kapten, siis nad võtavad juhtimist enda peale, saate aru? Sest nemad juhivad teie inimkeha. Ehk siis nad torgivad siin süstiga näiteks on kohustuslik ja mingi vaktsiini tegemine näiteks või maski kandmine on kohustuslik. Nemad võtavad sinu peale seda kamandamist, jah. Nagu kapten, saate aru, mida ma tahan öelda. Kui te väljendate oma tahet ja väljendate oma seda positsiooni, et on olemas kapten teie inimkehas ja et te olete ise oma inimkeha kapten, siis kõik teie õigused, inimese õigused mõistetakse ja võetakse vastu. Teie laeva õigusi võetakse vastu ja teile lubatakse ujuda ujuda igal pool. See tähendab, te võite igal pool käia, tegutseda, kust tahate ja kõik on hästi. Sellepärast on vaja sellest positsioonist tulla ülevalt. Ülevalt. Ta mõtleb ülevalt ehk siis nagu kuskilt seal hingede maailmast, et te olete ikkagi jumalad, mitte inimesed, jah. Et on vaja mõelda ja aru saada sealt ülevalt.
vot niimoodi. Järgmine moment, et pärast kõiki nende tegusid süsteem hakkab teid kontrollima, kas telefoni teel või elus. Näiteks võivad helistada pangast, siin on konkreetne minu õpetaja kogemus, ta rääkis, et tal oli mingi võlg 300 000 rublat seal pangas. Ja siis, kui ta hakkas selle asjaga tegelema, oma deklaratsioonid saatma, siis pank hakkab kontrollima, ehk süsteem hakkab kontrollima teid. Ta võib helistada telefoni teel ja küsida näiteks, tere, kas te olete seesama ees- ja perekonnanimi, no ütleme, tere, kas te olete Toomas Tamm või Tamm Toomas. ei, ma ei ole Tamm Toomas. no te olete see Tamm perekonnanimega, eks ju, kes valdab seda pangakontot. ei, vot mina olen elus mees, ma ei ole mingi Tamm Toomas. võib-olla te mõtlete Tamm Toomas alla minu kodanikku, kes kuulub mulle juba või minu füüsilist isiku personit passi järgi, kes ka kuulub mulle. aga ma ei tea, kuidas ta on teil seal arvutis sisse kirjutatud, ma ei näe seda, kas ta on caps lock'iga Rooma seaduse järgi või väikeste tähtedega, ma ei näe seda, sellepärast ma ei tunnista. ja ma olen elus mees, seal Toomas näiteks, jah. selge, aitäh, head aega. ja siis ta ütles, selge, aitäh, see oli kõik, mida ma tahtsin küsida, head aega ja pani toru. see on üks kogemuses minu õpetas, jah. elus on ka, võivad kontrollida teid, kas te saate üldse teemast aru, kuskil, noh, tema juhus oli Subways, metroos, jah, seal keegi tuleb tema juurde politsei vormis ja küsib hakkab küsima ta mingi jumalast ja üldse elust ja mida ta arvab. no ta sai kohe aru, see on kontroll, aga ikkagi te peate olema valmis, süsteem hakkab teid kontrollima. edasi. et see süsteem on tegelikult väga-väga hästi edasi arenenud tavaliste inimesest, kes ei näe, mis tegelikult toimub. ja kuidas see süsteem kõik saab kõigest sellest aru, kõigi nende hingeliste teemade kohta ja jumalate teemade kohta, kuidas ta seda kõik saab aru ja teeb ja lahendab neid kõiki küsimusi läbi seda teemat nagu jah, hingeliste ja jumalate teemat, et nad kõik valdavad seda ja nad teevad läbi selle, töötavad. et süsteem samamoodi mõistab ja saab aru kõikide universumi seadustest ja reeglitest. kui inimesed lihtsalt kuskil karjuvad oma inimõigustest, et meil on sellised õigused või mingi konstitutsioonist nad karjuvad ja räägivad, väidavad, et on konstitutsioon ja blablabla bla. Siis süsteem näeb, et te veel ei saa sellest teemast üldse aru ja te nagu ühendate ennast selle materiaalse maailmaga, selle materiaalse inimkehaga. ja siis noh, ta ei pane lihtsalt tähele ja teeb oma tööd edasi nagu süsteem, jah. jah, kui inimesed ennast nagu ju tunnistavad, et nad on mingid isikud või persoonid või füüsilised isikud või juriidilised isikud või kodanikud ja nii edasi, siis süsteem, no neid väga siis ta teeb nendega, mida ta tahab, ütleme niimoodi, jah, jällegi kõik need süstid, vaktsiinid ja üldse, mis praegu maailmas toimub. deklaratsioonis on väga tähtis välja kirjutada oma ühendust teie rahvusega, sest kõikides dokumentides ja teistes deklaratsioonides, et rahva tahe, kui ta seda kuidagi väljendab või ise rahvas, on ainuke kes saab valitseda ja võtta kontrolli enda peale, jah. et ütleme niimoodi, et rahvas ja tema tahe on väga tähtis. Te peate seda välja kirjutada, te olete rahvas. ei tohi ka unustada, et see rahvas võib olla nii üksainus inimene kui ka palju inimesi, et rahvas ei tähenda, et neid on palju. sa võid ise individuaalselt olla rahvas, sa pead olema rahvas, sa pead mäletama oma esivanemat, sa pead austama neid, nende traditsiooni, kultuuri ja keelt. saate aru, jah? Te peate seda väljendama.
ja igaüks teist on teie rahva esindajad. Te peate ka sellest aru, te esindate oma rahvast, te esindate oma esivanemaid. Jah, nende kultuurikeelt ja nende seadusi. Ma mõtlen mitte riigiseadus, vaid oma rahva kultuuriseadus. No mingid arusaamised, mingid palvetused või mingid traditsioonid ja teie oletegi rahvas. Te peate seda aru saama, aga seda peab välja kõik kirjutama deklaratsioonis. Et siis pärast seda deklaratsiooni keegi ei saa teile enam midagi halva teha, kuidagi kätte saada teid, jah? Sest deklaratsioonis te juba kirjutasite välja, et te olete rahvas, te kuulute rahvale ja te olete ainuke võimu allikas. Et te olete ainukesed oma jõu või võimu allikas. Ja kui te oskate veel õigesti neile käsku anda läbi vekseli struktuuri, siis see on juba täiuslikult läbi töödeldud teie edaspidine elu. Nii, aga siin ma umbes lühidalt teile rääkisin, teine osa, deklaratsiooni osa. Palun õppige, kirjutage oma deklaratsioon, vaadake kuskilt, kuidas seda õigesti teha, kirjutage väga tähtsalt, et olete ka rahvas ja samuti lisage deklaratsiooni, et kuskile sinna teksti siis, et teie vaikus, kui te ei vasta millegile või te kuskil vaikite, see ei tähenda, et te aktsepteerite mingit asja. See on ka väga tähtis nüanss. Aga ma tänan kõiki ja näeme siis teises videos. Ja veel üks väga tähtis moment, mida ma tahtsin teile öelda, et kõik deklaratsioonid, mis maailmas on olemas, inimeste õiguste deklaratsioon ja siis geenide muudatuse deklaratsioon ja nii edasi. Vaadake, seal on kirjutatud igal pool, et keegi võttis seda vastu, et see deklaratsioon oli vastu võetud sellisel aastal nende inimestega, jah, see United On, jah, see mingi organisatsiooniga või inimestega. Kõik see tähendab, et deklaratsioon on vastu võetud, see tähendab, et nemad seda aktsepteerisid. Ehk see deklaratsioon kehtib nende puhul ainult, jah? Saate aru? Et kui on kirjutatud deklaratsioon oli vastu võetud, see tähendab, et see deklaratsioon oli aktsepteeritud nende poolt ja vastu võetud nende poolt ja see kehtib nende poole, aga teile see ei kehti. Kui te tahate, et mingisugune deklaratsioon kehtiks teie puhul, teil on vaja seda kah aktsepteerida ja seda võite oma deklaratsioonis läbi ka kirjutada, et mina olen aktsepteerinud, mina olen vastu võtnud ühinenud inimeste õiguste deklaratsiooni, jah, näiteks. Ja suurem osa deklaratsiooni ma räägin teises video osas, mida oleks vaja ära lugeda ja võtta vastu need punktid, mis teile meeldivad ja pärast tulevikus te võite need kasutada oma vekslites, see on ka väga tähtis, aga jah, selle teemal on siis kõik.